Millised osalejaprofiilid eristuvad sotsiaalmeedias kriiside ajal? Analüüsisin oma doktoritöös 3 erinevat juhtumit: seagrippi, Fukushima tuumajaama õnnetust ja Rimi boikotti Eestis. Tulemustest selgus, et sotsiaalmeedias kriiside ajal on 5 erinevat osalejaprofiili. Esimene informatsiooni jagajad, teine muretsejad, 3. skeptikud, 4. grupp vandenõuteoreetikud ja 5. grupiks moodustusid organisatsiooni kaitsjad. Kõige kriitilisem grupp organisatsioonide jaoks on vandenõuteoreetikud, kes levitavad valeinfot, kas tahtlikult või seetõttu, et usuvad sellesse. Teine väga kriitiline grupp on skeptikud, kes ei usalda organisatsiooni või kriisid haldavat organisatsiooni ja selle suutlikkust probleeme lahendada. Ja kõige positiivsem grupp loomulikult organisatsiooni jaoks oli kaitsjad, kes usuvad organisatsiooni sõnumitesse ja kommunikatsiooni ning toetavad organisatsiooni avalikud. Tulemustest selgus, et organisatsioonid ei suuda sotsiaalmeedias toimuvat diskussiooni hallata. Siiski tasub neil aktiivne sotsiaalmeedias olla. Nad saavad informatsiooni inimeste riskide ja kriiside tajumise kohta. Samuti saavad nad informatsiooni selle kohta, kuivõrd usaldusväärseks inimesed organisatsioone peavad.